Tere, mina olen Juan ja täna on minuga liitunud siin Diana Leht ja Kerlin Miklas. Ja meie tänaseks teemaks on noorelt lapsevanemaks. Ja enne kui me selle podcasti sisu juurde läheme, siis teeme kerge tutvustusringiga. Kumb tahab alustada? Olgu, olen Kerlin. Olen 2 poja ema. Esimese poja sain üpris noorelt, olin 17. Teisega läks aega, et 9 aastat hiljem siis sündis teine laps. Võib-olla see nii suur vahe tuli ka lastel sellepärast, et esimesega oli natuke raskem ja ei soovinud nii kiirelt sama ette võtta, et veel lapsega kodus olla. Aga väga mõnus vahe on praegu, et mu nooremal pojal on täna just sünnipäev, sai 8 ja vanem on siis täpselt minust poole noorem, et mina olen 34 ja tema on 17. Armas. Palju õnne. Aitäh. Ja mina olen Diana Leht ja mina olen seksuaaltervise nõustaja ja ämmaemand ja psühholoogiline nõustaja ja seksuaaltervis.ee veebinõustaja ja ma rohkem ei loe praegu pole rohkem oluline. Ja mina nõustan ka siis lapse saamisega või siis ka nagu selle teise otsusega saamisega seoses. Ja minul on täna 3 last. Et mina sain ta 18-aastaselt, nii et mul on hetkel 34-aastane poeg ja kui ma käin koolides sellest rääkimas, tähendab mitte ainult sellest, vaid üldse seksuaalsusega seonduvalt, siis keegi ei suuda seda uskuda ja siis mul on 30-aastane tütar ja 22-aastane tütar. Väga tore kuulda. Mina olen Jon ja mul on 0 last. Palju õnne sulle selle puhul. Yes. Oota veel. Aega on selle kiire asjaga. Aga enne kui me nüüd täiesti selle sisu juurde oleme, teeme kerge mängu ka, kas see või teine. Ja esimene küsimus on, et kas, kui oled noor lapsevanem, kas rohkem aega veeta lapsega või panustada ikkagi rohkem enda aega haridusse? No ma nii tahaks öelda, et lapsega. Üks põhjus, miks ma ütlengi, et ma kohe nagu laiendan, eks ole, et saage siis lapsed, kui te olete kuskile maale jõudnud, kui te teate, kust saada raha, kui te teate, kuidas nagu oma elus toimetada, paremini navigeerida. Sellepärast, et seda on väga tore lapsega teha küll koos, aga siis on nagu 2 ullikest lihtsalt lähevad ja õpivad kõike käigult. Ma ütlen täna, et lapsed tahaksid kõige rohkem ilmselt õnnelikke ja toredaid ja rahulikke vanemaid. Ja nad tahaksid, et nende lastel oleks, tähendab, et nende vanematel oleks neile aega. Kerlin, mis valiku sina teed? No need valikuid on pidanud juba tegema, et noorelt ma mõtlen, et ma näiteks jätnud keskkooli pooleli, et ma käisin ikkagi lõpuni, küll 2 kuud puudusin, kui beebi oli just sündinud, aga minu jaoks oli ka oluline, et kool peab saama lõpetatud, ma lõpetasin nominaalajaga ja siis läksin ka kohe ülikooli õppima lasteaiaõpetajaks, sellepärast, et mul oli kodus nüüd laps ja väga hea oli tema peal praktiseerida, aga eks seda süütunnet oli küll palju, et sa pidid olema koolis, sa pidid õhtuti õppima, siis kes last vaatab, tegelikult ma teadsin, et ma peaks lapsega olema. Et jah, seda süütunnet oli küll väga palju. Et jah, tegelikult ma olen nõus, et peaks ikka oma koolid ja elu paika seadma ja siis neid lapsi sünnitama lihtsalt hakkama. Lihtsam oleks, eks ole. Aga vanasti, sina oled nii noor inimene, see ei kehti sinu kohta, aga ma ei tea, kuskil 60-70 aastastel naistega räägid, siis nad ütlevad, et vanasti oli 22 oli viimane taks. Nii et sellised täiesti hullumeelsed laused, kus nagu tulid, aga lõppkokkuvõttes ma pean ka nüüd ütlema, aeg oli siiski teine. Et mul ei olnud selles, ma ei tea, ajas valida, kas ma lähen, ma ei tea, Oxfordi või kus ma lähen või saan lapse, et ma ei usu, et mis me teeme, saame lapse. Et ma olen näinud küll erinevatel põhjustel, näiteks traumeeritud tütarlapsi, neiusid ja naisi, kes otsustavad hästi vara lapse saada erinevatel põhjustel. Aga rohkem on jah muidu see, et tore on muidugi olla pärast noor ja ilus vanem,
kindlasti, aga ka seal on omad väga suured, sest ma olen selle peale viimastel aegadel väga palju mõelnud, et kui suured, kuidas ma ütlen, kurbused ja valud ja nagu sa ütled, süütunne. Mitte, et me nüüd hakkaksime siin nagu tohutult tööd tegema, et noored ärge saage lapsi, et mitte see, aga lihtsalt laiendame seda teemat, et eks igaüks ise teab, mis ta teeb. Okay. Ja siis teine küsimus on meil nii, et oletame, et tahad 2 last või keegi tahab 2 last, et kas võtta siis sellise väikse vanuse vahega või nagu ikka veidikene suurema. Et mis te arvate, et kumb oleks parem? Tahad vastata esimesena? Ma võin vastata esimesena. Mina eelistaks pigem natuke suuremat vahet. Et ma tean, paljud ütlevad, et teen järjest, siis saan selle titamajandusega ühele poole aga kuna ma ise töötasin lasteaias, siis ma ütlen, et mu pool sõimerühma olid 1,5-aastased titad tegelikult, kelle emad olid beebidega kodus siis. Et see laps tegelikult tahtis kõike muud, kui olla selle karjatittadega seal koos ja igatseda oma ema ja kodu. Et ma nägin seda lihtsalt nii palju pealt ja siis ma mõtlesin, et ma saan aru, et vanemad nad ei saa hakkama selle beebi ja selle 1,5-aastasega, kes on ka tegelikult väike ju. Et nad jälle lähevad lihtsama vastupanuteed, saadavad sinna sõime. Aga tegelikult, kes see siis õnnelik lõpuks seal on? Ema on üleväsinud, laps igatseb koju, et järjest mina ei soovitaks. Sama, mina ka täna kindlasti mitte, et ma olen seda nii palju näinud, seda traagikat, kus on nagu see, et teeme ära. Esiteks, kuhu kiire on muidu? Mis rongid nüüd ära lähevad? Et teeme ära, ja ma tean, et need rahalised teemad ja ma ei tea, emapalgad ja kõik muud asjad, aga ma näen tohutult üleväsinud emasid. Ja jälle seesama asi, kui ema on kodus või ükskõik kus kohas kurb, närviline, vihane, pahane, sest väsinud inimesed seda on, siis mis see kasu on? Või et viin see lapse siis kuskile sõime ära, selleks siis nagu sain ta või. Ma hakkasin täna hommikul mõtlema, kui ma sõitsin siia, et ma tean ühte paari, päriselt ka, ja ma nõustan 1000 inimesi. Ma tean ühte paari, kes otsustasid saada, need ei olnud nagu enne 20 või natuke vist peale, see tüdruk ütles, et neiu, noor naine, ütles, et tema kohe tahab, ta on väiksest peale seda niimoodi tundnud ja talle meeldib kõik see kodus olemine, toidu tegemine, lastega olemine, ta tahtis ka suht järjest nad saada, aga siin on üks nõks. Neil oli rahaga väga hästi. Sest nende mõlema vanemal olid rahaga väga hästi ja nad olid tohutult kindlustatud 2 noort inimest. Nad elasid ikkagi luksusmajas, elavad tänase päevani ja see noormees tegi ka väga palju tööd ise, et üldse ei ole midagi öelda. Hästi varakult hakkas nagu isa kõrvalt ja ise enda ettevõtteid tegema, et ta oli hästi töökas küll ja nii, aga see on täitsa teine asi, kas sa pead töötama sellepärast, et lapsele süüa osta või sellepärast, et sulle meeldib ennast teostada. Väga siiras mõtteavaldus. Aga tegelikult ma mõtlesin, kas ma küsin seda koha pealt välja mõeldud, kas see või teist küsimust, aga ma ei julge. Küsi ikka. Okay. See on nii lahe, kui see tuli sul juba. Kumb on siis raskem olla? Kas noor isa või noor ema? Mõlemad. Yes. Täiesti kindlasti mõlemad, sellepärast, et naised, kes lähevad närvi ja on üle väsimuses, selle lapsega elus on nagu nii natuke sisse kirjutatud, et vahel on ta haige ja vahel ta ei maga ja mis iganes on, siis see noor isa tunneb seda ka täpselt sama palju kui see noor ema. Pluss teised asjad, kui ei ole raha piisavalt, kui ei ole aega piisavalt, et võt üks asi, mis noorusega ja mitte alati ainult noorusega, vaid ka vanematel inimestel on problemaatiline, nad ei oska tihtilugu tegeleda oma paari suhtega. Et see on nüüd minu jaoks ka nagu viimaste aegade hästi suur teema, millest ma räägin, et seesama navigeerimine elus, kõik on tähtis. Elu põhineb mõnel nagu sambal. Raha, armastus, pere, mis ma tööks teen, millega ma tea, raha teen, kuidas ma raha teen, et see kõik on
ühest küljest tundub väga lihtne, aga teisest küljest me kõik teame, et see ei ole lihtne. Et mina olen täpselt samamoodi selle kõik läbi teinud, laste kõrvalt koolis käinud, laste kõrvalt ülikoolides käinud, ma olen lõpetanud 2 ülikooli, laste kõrvalt tööd teinud, samal ajal kui laste isa mõtles välja kõikvõimalikke viise, kuidas seda kõike vee peal hoidma. Tegelikult väga, täna ma ütlen, et minu poolt väga kummaline lähenemine, et kuule, aga vaata, kuidas me siis rahaliselt hakkama saame. Ta oli samamoodi noor, et kuidas tema seda siis nüüd rohkem pidi oskama või saama. Nii et mõlemad. Ikka mõlemad. Jah. Eks isadel on natuke isegi raskem, nad tunnevad ennast abituna. Et emal nagu tuleb kuidagi loomulikult välja, nagu isale tundub, et ema teab, mis ta teeb, tegelikult võib-olla ei tea, aga isa veel tunneb ennast ekstra, et kui see tita nutab, et siis ema ju võtab ära ja tahab ise tegeleda. Just. Ja emal ja isal on nagu nii hästi erinev funktsioon üldse peres. Et jälle ega me, ega emadena ja naistena me peame neid isasid ka aitama, et kuidas neil nagu parem ja mugavam oleks. Aga et see läheks liiga pikale. Okei, ja nüüd mul siin tuleb, me saime nagu juba hästi palju infot, ma praegu vaatan neid küsimusi, otsas, jah? Tšau siis. Aga nüüd me lähme ikka päris küsimuste juurde. Kas meil siis on mingisugune statistika sellest Eestis, et kui palju noori saab siis noorelt lapsevanemaks ja missugune seisukoht on nüüdseks nagu meil noortel tekkinud, et kas saada või mida pigem teha? No ma võtsin eile õhtul välja, kirjutasin Tervise Arengu Instituuti meili ja küsisin neid andmeid, sest et ma teadsin et tegelikult, et see nii on, aga see ongi nii, et päris niimoodi guugeldades neid andmeid ei pruugi kätte saada. Ja siis oli tõesti niimoodi, et 2020, 2021 ja 2022 oli enne 20 eluaastat sünnitanuid 580 midagi ja aborte oli siis samas vanuses kuskil 800 ringis. Et need arvud räägivad tegelikult iseenda eest, et ei olegi midagi öelda, et mõnikord ongi väga lihtne lihtsalt faktidele tugineda. Mis on jälle huvitav, et ma jälle ei tahaks kindlasti kuidagi sildistada mingeid hoiakuid, ma väga armastan inimesi ja armastan tõesti aidata, aga ikkagi ma näen seda seos selles, et ma usun, et nad ei oleks ju valinud seda soovimatut rasedust, kui nad ei oleks seda tahtnud või oleks osanud seda vältida. Et ikka veel, me elame nüüd 21. sajandil, meil on tegelikult terve nimekiri väga häid rasedusvastaseid vahendeid. Lihtsalt probleem on selles, et see info ikka ei jõua veel inimesteni nii hästi nagu peaks. Ei koolides, ei kodudes, ei ülikoolides, ei sõpradega vestlustes, et ma ei tea kui palju, ma tean, et natuke ikka räägitakse, täna on noored avatumad ja räägivad rohkem suhete ja seksi ja muudel toredatel teemadel, aga nii et palju on veel ära teha, minu töö ei lõppe iial. Jah, väga Teilt see vastus on väga hästi seotud ka nagu minu järgmise küsimusega, et Kerlin, et sina said ka noorelt lapsevanemaks, et kas sa julgeksid jagada enda siis kogemust ja kindlasti ma arvan, et ka kõik teised seal tahaksid teada seal oma ekraani taga, et millised emotsioonid valdasid sind ennem sünnitust ja siis pärast lapse saamist? Jaa, ilmselgelt lapsi on planeeritud, et alguses ma isegi ei kahtlustanud, et ma võin last oodata, see tundus kuskil kauge tulevik, et mis asja. Aga ma mäletan, et ma olin lihtsalt nii väsinud kogu aeg, et ma hommikul vaatasin maja nuka peal, kui ema tööle sõitis, ma läksin koju tagasi magama. Mõtlesin, mis muga toimub. Siis käis klõks, et issand, ma võin rase olla.
aga too aeg ma ei teadnud ka seda, et kui sa helistad naiste nõuandlasse ja paned arsti aja endale, et sa võiksid öelda, et sa ootad last, et siis sa saad kiiremini löögile. Et mulle määrati siis naistearsti aeg 3 kuud hiljem. Ja kui ma läksin lõpuks arsti juurde, ega mul ei olnud sellega enam midagi valida, eks ole. Et siis ma mäletan, et ma istusin seal kabinetis, ma nutsin, ma ei läinud välja, siis arst lohutas mind, siis oli veel arst ja ämmaemand koos võtsid vastu. Siis ma käisin kohe ultrahelis, siis ma kuulsin lapse südamelööke ja siis ma sain aru, et oh my god, see kõik toimubki päriselt. Aga minu kõige suurem hirm ei olnud alguses see, et ma saan lapse, vaid see, et kuidas ma vanematele räägin, kuidas ma lähen koju selle infoga, ega ma alguses ei rääkinudki. Aga mingi hetk mu ema hakkas nagu märkama, et hakkab nagu tüdruk kümaramaks minema. Kõht tuli päris hilja tegelikult ette ka. Isa nagu ei reageerinudki, noh, nagu ikka kodudes, et teame kõik, aga see raseduse aeg läks nii kiiresti, ma räägin, et ma pidin seda ootama nii pikalt, et teada saada, et ma päriselt ootangi last ja see laps sünnib ja aga lapse isa oli ka alguses väga hirmunud, et tema oli 19, sai 20 ja mina olin veel 16, kui ma rase olin. Aga siis kuidagi läks kiiresti ja õnneks mu sõprade jaoks oli see nagu, noh jah, oled rase, siis oled ja sõbrad nagu ära ei kadunud. Ja jah, siis läksin 11. ja novembris sündis poeg. Siis kui lapse sain, siis oli küll, tegelikult oli nii uhke tunne kuidagi ja mu laps kaalus peaaegu 5 kilo, et ma tean, et sünnitus oli väga pikk ja lõpuks mulle ämmaemand ütles, et oleks ma teadnud, et sa nii suure lapse sünnitad, et sa ei oleks pidanud ise seda tegema, aga mis jälle mind kuskile, ma ei osanud küsida mingid ultrahelis ja see ultrahelid, mis tehti mulle raseduse tuvastamiseks, see oli ka kõik ja praegu ma mõtlen, et käiakse näpukesi üle lugemas ja et too aeg see oli jah, aga kuna mul oli teadmatus ka igast asjade, ma ei osanudki küsida või ma tegin täpselt nii, nagu arst mulle ütles, et ja ma mäletan, ma nägin seda ämmaemandat siis, kui mul laps oli arvan aastane poes, siis ta tuli minu juurde ja ütles, et no on ju tegelikult tore ka, et ma olin talle nagu meelde jäänud. No mis ma ikka vastu vaidlen, muidugi ei, laps on ju tore ja kui sul see laps olemas on, siis on ju rõõmu ja kõike väga palju. Ma arvan jah, et see teada saamise hetk, see oli kõige õudsem. Et see lapse saamine enam ei olnudki. Aga kas ma korraks küsin, ja. mitte et ma nüüd saatejuhiks hakkan, aga lihtsalt tuli mul nii kuidagi tuli see küsimus, et aga kõike, kui sa umbes, et me mõtleme kõik need rõõmud ja nagu need pinged ja mured kõik läbi on ju, et kas sulle ei ole niimoodi, et sa täna nagu keegi noor küsiks sinu käest nõu või ma ei tea, sõbrad või sõprade sõbrad või kes iganes, et kas sa soovitaksid seda, et saage noorelt laps? Ei, kindlasti mitte. On ju? Jaa. Ma räägin, nagu sa ütlesid, tore noor lapsevanem on hea olla, et kui ma läksin, laps läks mul lasteaeda ja ma pidin selle ankeedi täitma, no vanemate andmed ja siis see õpetaja ütles, issand, te olete sama vana kui minu tütar ja ma küll ei kujuta ette, et tal laps oleks. Et ikka nagu natuke, et jõulupidudel ja seal ma olin ikka siuke nooruke emmekene, et teised olid minust tunduvalt vanemad lapsevanemad. No minu poeg tegi seda, et kuna me olime siis mõlemad noored, nii ema kui isa tal, siis tema jaoks oli see nii normaalne, et nii noored vanemad, nii noored ilusad vanemad ja siis kui teised normvanuses inimesed tulid lasteaeda, siis lasteaiakaaslastele järgi, siis minu poeg ütles, et kuule, mine vaata, su vanaema tuli. Et tal oli täiesti siuke maailmapilt, et emad ongi sellised hästi noored lihtsalt ja ongi kogu lugu. Ja kuidagi tulid need teised inimesed ka ilusad ja lihtsalt nõks vanemad. Jah. Aga igaks üks küsin, et enne kui te mõlemad lastevanemaks saite, kas teil oli mingi õdesi vendi ka nooremaid või ei olnud? Oli? Ei olnud, okei. Minul ei olnud ja mina olin täitsa kindel alguses, kui ma olin teismeline, et mina vist ei saa lapsi. Ja mulle tundus, et ma ei hakka ka kellegiga koos elama. Sellepärast, et mulle tundus see kõik see mõte hästi igav. Ja kogu see kõik, mis ühe noormehega peaks peale hakkama, tundus ka mulle väga igav mõte. Aga elu läks kuidagi teisiti. Lihtsalt karnid said. No lihtsalt.
aga siit tulebki selline küsimus, et oletame, et keegi on noorelt juba lapsevanemaks saanud ja mitte mingisugust kogemust ei ole lastega olnud. Et mida nad siis peaksid tegema? No aga appi karjuma, ma arvan. Kõige lihtsam variant. Ei no selles mõttes, et täna on ikkagi see, et noh, kui ma ise mõtlen ka sellele küsimusele, mis sa küsisid, et mis sa enne rasedust tundsid ja mis sa pärast nagu rasedust tundsid, et siis ma seon need 2 küsimust siis ära, et ma ei tea, kõige kummalisem selle kõige juures oli see, et ma olin nagu õnnest ümber kukkumas, et ma olen rase. Ma ei saanud vist ikka nagu päris hästi aru. Ma olin nagu nii rõõmus, et no mina sain hästi kiiresti nagu arsti juurde ja kõik asjad. Ja ma arvan, et ma olin mingi 5 nädalat või 6 nädalat rase ja siis ma mõtlesin juba, et ei tea, kas ikkagi kõhul ja on okei magada. Noh, anatoomist muidugi eriti ka midagi ei teadnud. Et ja ma olin ka väga rõõmus ja õnnelik, ühesõnaga mulle see asi sobis, ma olin hästi üllatunud selle üle. Ma olin ka väiksena muidugi see tüdruk, kes väga palju nukkudega mängis, aga mulle tohutult see titamajandus meeldis. Aga mul oli kogemus, sest mina olin aidanud oma õe tütart just äsja hoidma. Et ma olin natukene nagu kogenum ja teate, mina arvan veel seda ka, et mingitel inimestel, vaata me teame kõik, et meil on erinevad anded. Ja minu anne oli üks väga paljudest, oli see, et mulle tõesti väga meeldis. Mulle meeldis kõik see vankriga käimine ja söötmine ja kuna ma olin väiksena mänginud nii palju seda tita nuku lugu, ju siis see ongi, ilmselt ma olen sündinud sellega lihtsalt. Et see on, aga täna, mis ma soovitaksin, täna on meil need suurepärased perekoolid, mida ka ma väga palju teen ja väga palju loenguid annan seal ja et sellise baas tuleb hästi ära õppida, et see oleksid teoorias väga tugev. Et ma ikka ütlen, et see oleks nagu autoga sõitmisel, et väga palju praktikat, väga palju teooriat, täitsa niimoodi, et sa ka väga hästi tead, mida sa teed. Ja siis hakkad niimoodi minema selle kõigega. Ja ikka tehakse vigu. No, see on normaalne. Ja autoga sõites samamoodi, kui me alustame. Ja nüüd ma olen juba mitukümmend aastat sõitnud ja ikka sõidan vahel nagu umpaula. Sama. No kohe ise tead kohe. Nii, niimoodi on siis selle vea ja küll, nüüd ma teen veel selle ka siis ära ja... Aga vigadest me õpimegi. No just. No võt vahel tundub, et ei õpi ka nagu. Ja nüüd sul on peast läbi käis oli see, et aga milliseid nagu teadmisi, selliseid baasteadmisi või oskused siis noorel lapsevanemal võiks olla? Mis te arvate? No mina mõtlen, et kuidagi need ei ole baasoskused, aga ikka, no jah, ühesõnaga, et kui see ikkagi on toimunud, et nooret on saadud laps. Ma ei tea, laulda võiks osata ja siis hästi humoorikas võiks olla, minu arust on see baasoskus, sellepärast, et see on asi, mis alati elada aitab ja ma ei tea siis, ega ma võin ju öelda seda, et ma ei tea süüa teha, aga ilmselt õpime ikkagi seda ju midagi teha ei ole, et ma ei ole väga palju neid 17-18 aastaseid inimesi näinud või jälle 20, kes nagu mingid Masterchefi seal köögis teeksid. Kartuliakli ja kaste ja... No alguses mu kaste nägi ikkagi väga selline jahuklimbine. Mul oli hästi vedel. Jaa, minul oli näiteks noormees küsis, et kuidagi ta küsis juba niimoodi, et kas see oli siis, kui meil veel last ei olnud, sest meil ikkagi õnnestus nagu 2 aastat ennem teitida ka, et ma olen selle üle väga rõõmus. Et ma täna ju soovitan inimestele, et miinimum 2 aastat vähemalt tundke 11, miinimum. Kuigi see ei anna ka mitte midagi, sellest on ma ka aru saanud. Ja siis ta küsis mu käest, et kuidagi, et mingit survet ei pannud, aga küsis, et ilmselgelt sa oskad ju seda kastet teha, on ju kartulite kastet ja liha. Ja mina siis muidugi lõin selja sirgu, ütlesin, muidugi, siis ma läksin nagu sala ja läksin magamistuppa, võtsin kokaraamatu, katsusin kõik need asjad sealt meelde jätta, ilmselgelt ei saanud hakkama. Nii et baasoskused, ma ei tea. Söögi tegemine vist ja minu arust on paari suhtes ja vanemaks olemise juures nii palju oskuseid vaja, et see on jälle üks põhjuseid, miks palun mõtleme seda natuke edaspidi.
ja mis on veel suur point? Noor tuleb olla, hullu tuleb panna, fun'i peab olema, reisima peab, lugema peab, et sa saaksid nagu ülivingeks inimeseks, et sul oleks sellele inimesele midagi anda. Tegelikult ka, et nagu kõik need ülikoolid, kõik need peod, kõik need asjad tuleb läbi teha, sest mis me muidu näeme, muidugi saab laste kõrvalt ka, aga no on seda vaja. Et kui hakkad 30-ndatesse, 40-ndatesse, 50-ndatesse hullu panema, siis on nagu heits nagu natuke isegi traagiline, ütleme nii. Nii et katsume nagu ikkagi asju õiges järjekorras teha. Kerlin, kas sa oskad midagi veel lisada? Ma mõtlen, et mis oskused, ma jäin ka nii-öelda üksi elama, et õnneks mul vedas, et vanemad toetasid mind piisavalt, meil oli endal korter, ma jäin sinna elama, ema maksis kõik arved ära, et mul seda muret ei olnud, et sa olid juba väga õnnelikus kohas. Just et mul tegelikult see taustsüsteem oli väga tugev ja just see lähikondsete inimesed, et see tugivõrgustik on tegelikult minu arust nagu üks kõige tähtsamaid asju üldse, kui sa noorelt saad lapse. Vist isegi number 1. Jah, on ju. Just, et vanavanema hoidis last, et ma saaksin koolis käia ja niimoodi, et kõik ikkagi natuke aitasid, et see oligi võib-olla see, miks mul ka nagu nii halba kogemust ei ole. Aga ma pidingi pesu pesema ja koristama ja poes vaatasin, mis puhastusvahend mida teeb ja mille jaoks neid kasutatakse, et aga see tuli ka kuidagi loomulikult, et laps magas, siis ma koristasin ja triikisin ja ma see aeg triikisin, enam ma ei triigi, aga no mul on sama. Ja, ma alustasin sokkide triikimisega ja lõpetasin nii, et nüüd ei ole midagi. Kõik need titarid ja issand jumal. Ja selle jälle vaata, kuidas me nagu õpime ja kogeme ja kuidas me, see on tegelikult see on selle asja nimi, praegu mul tuli mõte, jõu ja energia jällegi navigeerimine ja suunamine, et alguses sa ei oska, sa väsitad ennast selliste teemadega, nagu noores peast üldse, ma ei tea, kuidas ma välja näen ja okei, no see tuleb vist hiljem ka, aga et sa õpid hästi palju, no minu arvates, kui sul õnne on ja sa tark oled, siis sa õpid kõike minimaliseerima. Ja vaata siis juba tegelikult ka samamoodi ja sa õpid neid tähtsaid asju ettepoole tõstma vähem tähtsatest. Mis ongi, mis ma ütlen, et praegu ma ütlen ka vahel noortele emadele, et täitsa vahet ei ole, et see tolmurull seal ringi jookseb või pesu ei ole üldse vaja triikida, et hoopis mängige lapsega ja tõesti, et olge nii palju olemas tema jaoks kui võimalik, et siis kui te olete olemas, et siis olge täiega, et ärge siis olge seal telefonis ja ma ei tea, ajage muid asju, mida nad tegelikult, see on nüüd jälle nagu järgmine teema, et täna on noortel nii palju teisi nagu nüansse ka üldse elus toimimiseks ja siis ka veel lapsevanemaks olemiseks. Aga ma küsiks nüüd seda, et milliseid siis emotsionaalseid väljakutseid siis võib noorel emal või noorel isal tekkida, kui neil on laps, kellega nad peavad tegelema. Millised on nagu esimene asi, mis pähe tuleb? Vihaprobleemid. Vihaprobleemid, et ma ei tea, mis sina tahad öelda, aga näiteks mina ütlen hästi sageli niimoodi, et paraku me keegi ei kasva suureks ilma traumadeta. Ükskõik kui suured või väiksed nad on, kuidas me seda võrdleme. Et üks juuksekarv supi sees on palju, peas on vähe. Me ei saa seda üldse nagu niimoodi võrrelda. Aga see sama, et mingid valud, mis tegelikult tulevadki üles lapse saamisega, nii rasedustega kui pärast. Ja jällegi see sama, see mitte küpsus, sest et kui ma täna ka räägin näiteks enda lastega, et ma mõtlen, et me kõik oleme kindlasti ükskõik kes meist vaataks nagu kuskile minevikku, siis me kõik oleme ärritunud, me oleme pahandanud, me oleme karjunud inimeste peale, me oleme halvasti öelnud, me oleme tülitsenud, mida me täna enam ei teeks. See ongi probleem ja mida ma näen noorte vanematega, kuna psühholoogina ma ju ka nõustan neid ja nad ütlevad, et ma teen seda, ma karjun, ma ei tea, sakutan last, ma kahetsen ja ma teen seda homme jälle. Et võt, selle kohta ma ütlengi vihaprobleem. Mina olen üldse inimestes natukene. Viha on kurbus, kurbus on viha. Nii et need nüansid, et sellepärast ma ütlengi, et tervenege kallikesed ennem ära, kui te hakkate uusi elusid looma.
teda on tehniliselt üsna lihtne teha, nagu me kõik teame ilmselt, aga see, mis vastutus see on ja see, mis meeletu armastus kogus sul peab olema selleks kõigeks, nii enda vastu, partneri vastu, lapse vastu. Sest et täna ma ütlen, et lapsed tahavad tohutult palju hellust ja armastust. Keegi pole minu juurde tulnud murega, et mina enam ei jaksa, mind armastatakse lihtsalt nii palju. Küll on aga nende teiste muredega tuldud. Ja jälle seesama palju vähe. Mul on mõnikord noori, kes ütlevad, et näiteks tema mingi kehakuvandi probleem sai alguse sellest, et isa vaatas nagu kuidagi pahase pilguga, kui ta võttis 3. viilu saia. Ja et me peame mõtlema, et me oleme nii tundlikud, me arvame alati, et oi, et ma ei tea, keegi karjus või peksis või mõnikord on need asjad lihtsalt, ta ütles mulle mingil hetkel mingi asja. Minu enda tütar ütles näiteks, et ma olin talle mingil hetkel, mina ei mäleta, nüüd see on järgmine asi, vanemad ei mäleta mingeid asju, sest kuna me tegeleme 1000 asjadega paralleelselt, aga lapsel ei olnud kedagi teist, temal oli see vanem ja siis ma olin talle öelnud ja käratanud mingisugusel hetkel, kus tal oli hästi mingi kurb koht, et ei nuta. Et ütles mulle hiljem, et ta sulgus nutt mõneks ajaks. Et väga raske on seda kuulata pärast. Väga-väga raske. Ja tegelikult ma praegu, kui ma nõustan noori, vanemaid, lapsi, siis ma näen, et seda kurbust on hästi palju. Täpselt samamoodi kõigil on, keegi on midagi teinud. Väga raske on vanemal kuulata, et sa käitusid valesti. Jaa, muidugi, jah. On ju? No samamoodi on lastel väga raske kuulata, kui me ütleme neile, et käitusid valesti. Et me keegi ei taha valesti käituda. Ma usun, et me tegelikult tahame olla head ja toredad. Tähendab, me olemegi põhibaas, ma arvan, et ongi nii. Aga ikkagi jällegi just need mingi valuteemad. Ma ei tea, mis sina arvad. Jah, meie põlvkond peab neid mustreid hakkama muutma, et õnneks ma näen, et seda tehakse ka väga palju. Hästi mõnusasti juba tegelikult. Et lapsed ikka lähevad vanemate juurde ja võetaksegi kaissu, mitte et ei lükata ära, et mis teed. Et nüüd see uus põlvkond, jah, ma olen aru saanud, et on päris palju muutnud just seda. No nad hakkavad andma seda hästi palju, mida nad ise ei saanud. Just, aga neil on nagu ka natuke nüüd see teine nüanss, mida nad ei näinudki mudelina pealt, mida mina kahjuks näen üsna palju, seda äravajumist kuskil arvutisse ja telefoni. See on väga suur teema. Et minu arust on see suurem, kui me sellest üldse kõik räägime. Pluss see, et lapsed ju täpselt samamoodi teevad seda järgi. Ja siis on veel see, et siis nad avastavad ükskõik, kas nad on nüüd nooremad või vanemad, et see on jube hea lapsehoidja. Eks ju? Ja see on päris varakult. Ja see on hästi vale ja see on hästi jutumärkides, on ju. Et me paneme selle, mina panin ühe lapse, viimase lapse panin multikate ette. Ühel hetkel hakkas mul tulema hirm, et issand jumal, ta nägi 30. eluaastani seal, sest et ta oli nii lummatud sellest. Aga siis mulle üks vanem ja targem inimene ütles, et ära muretse, see läheb mööda. See läks tõesti mööda, kuigi ka täna ta vaatab hea meelega multikaid, aga ikkagi väga-väga vähe. Õnneks on ta oma muud eludega nii õivatud ja nii. Aga võt see, mida me nüüd siit edasi nagu programmeerime ja milliseid uusi mustreid me siin nüüd toome, kui ma näen, et sipupükstes beebidele antakse juba, pannakse seal auto tagaistmel on selline koht, kuhu panna siis kas iPad või mis iganes ja siis ta istub oma turvatoolis ja siis tal on lutt on suus ja kui ta vaatab seal midagi ja kuna me oleme kõik visuaalsed, eks ole, siis siin on nagu uued mustrid tulemas lihtsalt. Jah. Ma vahepeal töötasin ka toitlustuses ja ma nägin ka seda, et lapsed ei suutnud isegi süüa niimoodi, et see Pepa siin ei mängi, et ta vaatab seda multikat ja ema lihtsalt toidab teda, et mis oskuse sa lapselt nüüd ära võtad, et laua ääres istuda ja süüa. Ja nüüd me näeme ka täiskasvanud inimesi, kes söövadki telefoniga. Jah, ma olen ka neid näinud. Me kõik oleme. Mina ei ole. Põhimõtteliselt ma otsustasin, et ma ei tee seda ja põhimõtteliselt meil on perekonnas, no mitte reegel, aga me oleme kõik kuidagi nii viisakad ja me oleme otsustanud, et kui me sööme õhtust või ükskõik mida, siis me ei kasuta telefone, kui just kuskil ei plahvatanud või põlema ei läinud midagi. Ma olen ise ka tegelikult sundinud ennast nagu kõvasti vähem telefonis olla. Mul on tegelikult praegu, nüüdseks mul on nagu keskmine screen time on 3 tundi. Näed, nüüd sa võid juba varsti vanemaks saada. Ma varsti võin. Sa oled suureks kasvanud. Ma olen suureks kasvanud, ma enam ei leia midagi huvitavat.
ei, no muidugi ja mina olen ka hästi otsustanud, et eile just jõulukoristamisega, issand, avastasin nii toreda asja, tõin kõik raamatud alla või noh, nagu tegin elutuppa sellise hästi ilusa raamaturiiuli. Siis ma mõtlesin, et appi, kui mõnusad asjad on ju päris raamatud. No ma teadsin, et nad on mõnusad, aga no kui sa neid ikka niimoodi suures koguses vaatad enda ja siis mõtled, et appi, nii palju toredaid mõtteid tuleb, et võt, nüüd hakkan lugema, nii et tolmab. Mulle meeldis see, et kuidas te ennem ütlesite ka seda, et millised mõtted teil tulid, kui te saite nagu noorelt siis lapsevanemaks, aga mis te arvate, millised nagu või kuidas inimesed on sinu juurde pöördunud, et kui nad on, oletame, et juba noored, et nagu mis esimene asi neil nagu peast läbi käib, et mida ma nüüd teen? No kui see rasedus, ütleme, kui see mida ma nüüd teen mõte üldse tuleb, eks ole, siis ta ilmselgelt ei olnud planeeritud rasedus. No siis nad ikkagi hakkavadki analüüsima, mida nad teevad. Ja mina ja teised nõustajad aitavad neid, et nõustamisega ei tohi kunagi anda nõu, sa ei tohi öelda, et tee nii või tee naa, aga räägid nagu võimalikult ilusti lahti, mida see kõik tähendab, nii palju kui on võimalik. Ja mina ütlen alati sellise, mina arvan, et sellise toetava ja lohutava lause, et kõik otsused on õiged otsused. Et vanasti õpetati hästi palju sellist, et sa saad lapse ja küll, ma ei tea, umbes, et Jumal andis lapse, annab leivaga. Täna ma ütlen, et nõks rohkem on vaja kui leiba. Ja et ikkagi see, et sa hindaksid hästi ilusti ära oma ressursid. Ja see ressurss ei ole ainult raha. See on aeg, energia, enda närvid. Kui ma praegu ühes teises podcastis käin, mis ongi siis seksuaalsuse ABC, et noh, siis minu käest ka küsiti seda, et mida siis hinnata tegelikult tuleb. Kõike. Kuni selleni välja, et peaasi.ee tuleb teha testid. Väga palju on mingeid, võib olla selliseid asju, kus inimene vajab abi, aga ta ei tea, et ta abi vajab. Ja mõelge, mis siis saab, kui see inimene saab lapse. Ja need inimesed saavad lapse. Sõltuvushäiretega inimesed saavad lapse, ma ei tea, depressioonidega inimesed, et eks ole, mis jällegi tal võib minna raskemaks. Nii et kõik on õiged otsused, mida iganes tehakse ja seal tuleb aidata ka veel sellist asja, nagu mida inimesed kujutavad endale ette, et kui suur see laps siis on, või et kuidas ma siis teda nüüd ikkagi nagu tapan ja mõrvan ja nii. Ja ma ei ole nõus äärmuslike abordivastastega täitsa kindlasti, sest naise elu, mitte ainult keha, vaid naise elu on tema oma. Et see, et kas meil ei ole õigus sündimata, või tähendab, et mis õigused on siis sündimata lapsel, ma ei ole nõus, et toome ja siis ma ei tea, nagu öeldakse, et meil on riigina ressurssi kasvatada neid lapse. Ei ole kallikesed, ei ole. Lastel on vaja oma vanemate armastust. See, et mingid võõrad ja onud täitid hakkavad meid kasvatama ja mulle kasutatud riideid tooma, see nüüd küll ei aita mitte kuidagi edasi. Nii et noh, niimoodi nad siis vaagivad ja tegelikult väga palju ka jälle oma traumade, uskumuste ja hoiakute piires. Et ma näen vahel lastekodu lapsi või siis väga raskest perekonnast lapsi, ongi olnud need sõltuvushäired ja kõik igasugused asjad ja see lapsekene ja see noor arvab täna, et ütleb, et aga ma tahan sellepärast last, et anda oma lapsele elu, mida mul endale ei olnud. See on punkt 1 põhjus, mida ta tegelikult kahjuks väga sageli ei oska, sest et tal ei ole seda mudelit, tal ei ole seda mustrit. Ja teine on see, et ma sünnitan endale ühe inimese, keda armastada ja kes mind armastab. See on tõesti väga armas mõttekäik, et selline, et ma sünnitan endale lähedase inimese, aga sellega on nüüd ka selline lugu, et enamasti see õnnestub, et me hakkame oma lapsi armastama. No enamasti. Aga vahel ei õnnestu ka. Ja see on jälle asi, millest peaks rääkima. Kõik vanemad ei armasta tingimusteta oma lapsi ja kõik lapsed ei armasta tingimusteta oma vanemaid. Nii et, siit võiks veel 6 päeva rääkida. Kerlin, kas sul on ka mingeid mõtteid pähe tulnud, et mida noored siis emad mõtlevad? Eks nad hirmunud on.
ma tean, minu ajal nagu seda infot ei olnud väga palju, aga nüüd on ju need beebigrupid ja päris kohutavad on tegelikult, mis seal toimub. Ja milline võistlus seal käib ja milline kiusamine. Et see olla... Tead või? Ei tea, ma juba noored just sünnitanud emad on ikka väga... No jälle see vihaproblem. Just, et... Ma ütlen, et mina olen juba paksu naha kasvatanud, aga see, mis seal noorte emadega... Kui jõhkralt võivad inimesed üksteisele öelda. Ja kommenteerida ja mis sul lapsel sellised riided on ja mina mäletan, mul oli, ma tean, et riided olid puhtad ja läks vahepeal see roosa podi, kuigi oli poiss, et who cares, vaata. Täna on see väga moodne ju. No nüüd oleme sinna jõudnud jah, aga juba raseduse ajal, et mis vankri sa endale ostad ja et mina ostan ainult emmaaljunga ja mina ostsin sealt Mustika Prismast mingi kolak ostsin ja raske oli trepist üles vedada, aga ma isegi ei mõelnud, et ma mingit brändi pean taga ajama, et emadele on jah nii suur see võistlus peale pandud ja kus beebi ujumistes ja võimlemistesse pead käima ja mis mõttes sa ei käi ja mis on nagu trendikas ja mis on moodne ja kõik sellised asjad, aga ma kuidagi nagu, mul üks vanem naine ütles hästi toredasti, kui mingi noor oli hästi, mis muide vahel juhtub, et kui see lapsekene on sündinud, siis mida nad ütlevad meile vahel on see, et miks keegi ei öelnud mulle, et see nii raske on. Ma ütlesin, et kallikene, kuidas ma seda ütlen sulle, et kuule ära hakka, see on nii raske. Esiteks, nagu ma ütlesin, me tajume seda erinevalt, eks ole. Ja siis see üks vanem proua ütleski niimoodi, et aga teate, kallid nagu noored vanemad, et ega lapse saamine ei ole nagu nahast emaljunga vanker ja ilusad riided. Et see on üks väga väike osa ja mina nagu laiendan seda veel edasi, ütlen, et tal on täitsa ükskõik, mis käruga ta ringi sõidab või vankriga. Aga tal oleks vaja hästi toredat vanemat. On ju? Nii nagu meil kõigil, ilmselt mida õnnelikumad me oleksime kõik. Me võime elada luksuses, me võime elada armsuses, me võime milles iganes, aga ma olen tähele pannud, et inimesed, kes on õnnelikud, vajavad väga vähe. No see on väga, väga õige asi, mida öelda. Jah, nii et see, millega ma alustasin ka, lõpuks ei ole meil midagi muud vaja, kui õnnelikuks saada. Üks asi mul tuli meelde, et kus me ennem rääkisime, et mis siis need emotsionaalsed väljakutsed. Mul tuli, kuna mul endal on väike õde, 5-aastane, siis mul oli ka vaata sellised hetki, kus ma nagu kergelt ärritusin. Aga tegelikult ma sain aru, et ma pean nagu rohkem kannatlik olema. Ma pean rohkem kannatlik olema. Lapsed on väga suured kannatlikkuse õpetajad. Ja. Et ta tuleb tema ei tea mitte midagi, mis siin toimub. Ja sina ei saa tema peale pahandada, et piimaklaasi ümber kukkus. Jah, täpselt. Siis sa pead nagu, ja siis kui tahaks pahandada, siis tuleks jälle peeglite minna või psühholoogi juurde ja vaadata, mis seal sees siis on. Ja. Ja see süütenööride lühik on, ja. No ma ütlen, et tegelikult teeb samamoodi koertega ja kutsikatega ja üldse, et nad on väiksekesed, nad õpivad tõesti elu tundma, et meie peaksime olema need, minu arust võiksime olla nagu sellised multifilmi tegelased, kõik need siirad, toredad, rõõmsad, säravad inimesed, kes juhendavad siin elus. Aga mis me tegelikult näeme, seesama, mis sa ütlesid ka sa beebigruppides, mida minule ka on minu kliendid tagasisideks andnud, et mõned on loobunud ja mõned on nutma hakanud ja mõned on tõesti väga-väga kurvad olnud ja võt see mõte tahan ka veel ära öelda, et mitte noortele emadele ei panda survet peale, vaid nad ise võtavad selle surve. Tegelikult on kõikide inimestega niimoodi, et ma võin rääkida siin lõputult Instagrami ja ma ei tea TikToki maailmas, et ärme võrdleme palun, aga me peame tõesti nagu targaks saama, et me peame nagu mõtlema, et kas me tahame jätta muljet inimestele, kes vahel ei meeldi iseendalegi, on ju. Kas ma nagu pean tundma ennast või nagu mõned inimesed tunnevad mitte piisavana ja siis jätma muljet nendele inimestele, kes tunnevad sama tunnet. Et nagu astume nendest ringidest välja. Et ma arvan ikkagi, et selline headus, siirus, komplimendid ja tõesti, et kui ongi see lapsekene saadud, et siis täna on ikkagi nii palju spetsialiste, kes aitavad nendest teemadest üle tulla, kui ma ise ei oska. Sest ma kõike ei oska ise, eks ma peangi kõike ise oskama, et tegelikult ju jällegi hea näide, et kui ma õpin süüa tegema, siis on täiesti hea profi käel seda õppida, seda annab sulle kohe mingid nipid ära, mis on terveks eluks. Ja nii on ka psühholoogiaga, kõige muuga. Wow. Aga
Noh, tegelikult me oleme kõik küsimused ilusti läbi käinud, aga Tõesti, jah. meil on see viimane lammutame müüte plokk. Noh, meil üks müüt siin on, et noored lapsevanemaks saamine tähendab, et me automaatselt saame vähem siis magada kogu elu. Kuigi kogu elu see on juba võib-olla esimesed paar aastat on natukene keerulisem. Tead, see võib ikkagi niimoodi olla. See ei Kogu ole elu. müüt. Tead, miks või? Aga ma räägin teile selles mõttes, et see on niimoodi see, et esiteks beebiiga on selline, mina ei jõudnudki seda öelda, et oma tohutu lobisemisega, et minul oli maailma kõige rahulikum laps, esimene, ta magas kogu aeg ja kui ta üles ärkas, siis ma olin siuke, et nii lahe, räägime siis juttu või teeme midagi, siis ta juba vajus uuesti magama. Täitsa lootusetu tüüp. Et aga nagu ma ütlesin teile, lapsed on mõnikord haiged, siis läheb see trall lahti, et me ei maga. Mis ma suurte lastega tahan öelda, et võt see imelik lause, mida öeldakse, et suured lapsed, suured mured ja väiksed lapsed, väiksed mured. Mina ei ütleks, et suured või väiksed. Ema süda, isa süda, vanemate süda. Et kui meil on see ilus kiindumusmuster, siis kui mu lapsel juhtub midagi, kui ta läheb eksamitele, kui ta armastus kõnnib minema ja nii edasi, midagi juhtub sõpruskonnas, ma ei tea, millegiga, failis, mida iganes, ma jään seda tegema. Ma ei ütle, et ma olen öödeviisi üleval, aga ma ütlen, et ma kannan seda endas. Me ei kanna ühte last ainult enda kõhus, kui me ta toome siia ilma. Me jäämegi teda kandma oma peas, oma südames, oma kehas. Ja ma eile mõtlesin ka, kui ma koristasin, et ma ei tea, mitu korda ma mõtlesin oma lastele erinevates nagu teemades. Nii et, ja see võib mõjuta tund. Ütlen kiiresti selle viimase müüdi ka, et noored lapsevanemaks olemine tähendab, et me ei saa isiklikke eesmärke endale seada siis ette. Seda mitte saame, tohutult saame. Ma näen kõik kohad on neid inimesi täis, kes lastega koos tegid mingid metsikuid karjääre ja ma ei tea, eile vaatasin just Brad Pitti mingit saadet, et tegid filme ja rolle ja mida iganes on ju. Aga mis hinnaga? Tean ka väga palju neid lapsi, kes idavad väga erinevaid asju vanematele ette ja võtan enda kogemuse, siis öösiti õppida on väga vahva muidugi, aga mitte väga, mina ei saanud Red Bulli ka juua, ma ükskord jõin ja siis ma ei maganud 3 ööd päeva, nii et ma rohkem kunagi enam ei joonud ilmselgelt, aga ilmselt mu temperament juba on selline, et see Red Bull ei sobi mulle, aga jah, et kindlasti saab, aga see läheb lapse arvelt, pere arvelt, paarisuhte arvelt. Et mõnel ei olegi ambitsioone ja tahabki olla kodus ja tal on see laps ja 9 klassi haridust ja ta elabki elu lõpuni niimoodi, et kõik ei olegi sellised, kellel on suured eesmärgid, aga kui sa oled ise seda kõike soovid ja sul on see tahe olemas, siis ega laps ei takista, aga just mille arvelt. Et võib-olla see laps tegelikult tahab just selle oma väikse beebi ja selle ja sinuga koos olla, mitte minna väiksena sõima ja mina lubasin kohe, kui ma lasteaeda tööle läksin, et kui ma saan järgmise lapse, minu laps sõima ei lähe. Ja ma pidasin seda lubadust, et ta läks 3-aastaselt siis lasteaeda. Aga enne kui täiesti ära lõpetame, et kerged viimased soovitused meie kuulajatele. Veel nendele tuhandetele otsa, mis me siin tegime. Ütlesin alguses, siis ma ütlen. Üks väike soovitus. Ja. Ma arvan, et said piisavalt tegelikult juba. Ei, aga hea mõte. Ja, et ikkagi tehke need asjad ära, et teil on kodu, töökoht ja muud sellised asjad, et siis on palju vabam ja murevabam kodus olla, oma last kasvatada. Et teie lapsed on siis, nagu öeldakse, nagu mu vestluspartner ütles, et õnnelikumad. Et kasvatame neid õnnelikke lapsi ja see on ju meie enda kätes. Absoluutselt ja mõtle, kui mina olen ka sellest palju rääkinud, et armastage ennast. Ja siis ükskord üks noormees küsis minu käest ühel koolitusel, et kuidas see muidu käib.
ja siis ma hakkasin mõtlema, et mulle hästi meeldiks nagu lihtsalt rääkida, aga vahel ei oska lihtsalt rääkida. Et ma mõtlesin, et aga huvitav küll, et kuidas ma talle siis nüüd ütlen, kuidas see käib. Siis mõtlesin, et aga tead, et see käib niimoodi, nagu üks vanem armastab oma last. Et me tahame neile kõige ilusamaid riideid ja kõige paremaid toitusid ja kõige paremat. Et võt sina hakkadki nüüd nagu seda oma sisemist last ja nüüd ka oma sisemist täiskasvanud või välist täiskasvanud niimoodi armastama ja harima ja saad nagu ülivingeks inimeseks, kes oskab hästi rääkida, kes on õnnelik, sest et tegelikult mulle tundub, et õnnelikkus on tarkus päriselt ka. Et sa ei anna energiat mingile jamale, mingile mõttetusele, et sa annad ainult sellele energiat, et järjest nagu mõnusam oleks elada. Ja siis ma saan armastada teist inimest, kui ma ennast piisavalt ei armasta, aga ma saan kordades vingemalt seda teha, kui ma ennast väga armastan, sest kui minu vajadused on täidetud, noh, ma ei tea, seda öeldakse tuhandetes podcastides üle maailma, et ikka ise, vanasti ju ei õpetatud niimoodi, ja kui räägitakse praegu, et noh, et kui lennuk hakkab alla kukkuma, kellele siis ennem kõik see, ärme üldse sinna lennuki alla kukkumisele lähme, et kui ma olen pesnud, kui ma ei tea, saan teatris käia, ma saan lugeda, ma saan ülikoolides õppida, ühesõnaga, ma saan endasse panustada nagu tohutult, siis vanemad, tähendab laste jaoks on väga huvitav, kui vanemad elavad oma elu, on kihvtid ja normaalsed inimesed ja toredad inimesed ja lõbusad inimesed. Ehk minul on ikkagi see lõbu on kõige peal. Ma nõustun ka. Noh, minu soovitus oleks see, et lihtsalt olge kannatlik ja uskuge endasse. Ja. Nii ilus. Jah. Ja see olekski meie tänane podcasti lõpp. Näeme järgmine kord.